siin meie kohvrite juures. Siin on Ragnari asjad, siin on minu asjad. Veel viimased asjad on vaja kohvritesse pakkida. Kiirelt sööme lõunasöögi ära ja siis me lähme Prahasse. Nii et ma teen väikse vlogi ka. Nii et tulete minuga kaasa ja näete kõike täpsemalt. Aga let's go! Et natukene see vlog oleks, ma ei tea, erilisem või sul vägevam vaadata, siis ma mõtlesin, et sellise reisivlogi juurde võiks kindlasti käia ka mingite hindade või asjade maksumuste täheldamine. Nii et ma annan ka siis mõningat infot, kui palju miski asi maksis, et kui oled minemas Prahasse, siis sa saad siis võrrelda või ka ette planeerida. Ja eks see eelarve ju reisimisel alati ongi kõige olulisem ja saangi siis öelda, et lennupiletid Prahasse ja tagasi ühele inimesele maksid meile 160 eurot. Sa oled YouTube'is? Olen juba valmis. Tead, ma hapeme ära siin. Pärnakana on ka lendude puhul hea variant see, et vahet ei ole, kas lähed Riiga või lähed Tallinnasse, et vaatad lihtsalt, kust see otselend sinu jaoks kõige paremini läheb ja seega meie enamasti ikkagi siis stardime Riiast, nii et nüüd sa näedki seda, kuidas me ootame lihtsalt Riia lennujaamas enda lennu algust. Varasemalt lennule siis check-in'i tehes mul oli kuidagi südame peal Sky Plussis räägitud uudis, et Air Baltic hakkab siis kohvreid mõõtma ja kaaluma ning ma sellises väikeses hirmus, sest mulle ei meeldi nagu üle reeglite astuda, tegin siis selle, et ma suurendasin enda käsipagasi kaalu ja ma pean ütlema, et ma tegin väga õigesti, sest ma rääkisin seda musile, et selline asi võib tulla, et nad hakkavad kaaluma, ta ütles, et ei, kes see ikka kaalub ja reaalselt nad kaalusid kõikide pagaseid, nii et mul vedas, et ma tegin selle lisamakse, sest et ma tahtsin ka läpaka kaasa võtta viimasel minutil ja seega ma ei pidanud üldse siis muretsema, et me peaksime seal boardingul nii-öelda juurde maksma, nii et vaadake enda kohvrikaalud alati kindlasti üle. I swear that I will stay here with you. Hold me closer. I want to stay here with you. All that we have is each other now. Õhku tõusmine on lennu puhul siis see hetk minu jaoks, kus ma tahan lihtsalt aknast välja vaadata, näha seda loodust, näha seda ilu ja eks ole ka see hetk, kus sa mõtledki, et äge, nüüd hakkab reis pihta. Nii et nii mina kui ka Ragnar filmisime igasugust materjali ja nüüd sa edasi näedki kõike, mis siis Prahas meid ootas ja ma loodan, et sul on seda põnev vaadata. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. Kas see sinu blogi käemärad on sellel reisil? No nii. Et annab oma panuse. Teeme ära. Ja siin ei saa pimeda, siin valgustus kehve. Aga ma teloga valu. Ära otsi vabandusi, otsi. Telefon. Ei, meil on olemas ka valgustus selle jaoks, aga siis opendan siin. Let's go. Sul on nokamüts. Lähme nüüd. Hääl on natukene ära, sest ma olen natuke tõbine, aga me oleme Prahas. Tõestus on siin, Praha lennujaam. Me tulime kuskilt sealt ja nüüd me lähme otsime endale. Ei, me lähme otsa. Musi, lähme otsa. Ma arvan, et me lähme otsa, ma ei tea täpselt, aga lähme otsa. Eelmine kord me läksime sealt. Me ei ole siin käinud. Ma pean sinu telefoni pealt vaatama, kus meil on vaja minna. Aga me lähme. Me leidsime enda takso. Juhu. Ja siis kõnnime mööda. Tere tulemast meie boksi. Kõige suuremad uksed. Sa pead kaardi kuskilt nüüd sisse panema.
Voilà. Astume edasi. Väike vannituba. Vannituba. Jalatsid palun võtke ära, enne kui tuppa siseneda. Ole hea, võtta ära. ei, kallis, külje pealt on lukk. Nii, teine ka palun. Nii, ja nüüd sa võta endal ka ära ja siis. Ei, mina panen enda koti lihtsalt maha. Nii, sa võid mulle room tour'ida. Kuule, meil on näed mikrouun, kööginurk. Okei. Kohv ei ole tasuta, aga tee on tasuta, nii et ma saan enda hääle äkki tagasi. Saab. Ma ei taha ropendada. Ma võtsin triikraua kaasa, meil on triikraud. Aga ma kasutan ikkagi enda oma ka. Jumal äge ju. Täiega äge. Nagu räigelt äge. On jah? Oota, ma tulen kohe vaatan. Kas käib aken lahti või? See on see hoovi vaade. Väga äge. Vaikus. Presidendi loss on teist. Ei, aga tegelikult on mega kihvt ju. Nagu mega kihvt. Nagu mega äge. Ja tea, mis mulle meeldib või? Mulle meeldib musi see, et põrandal ei ole vaipa. No, aga siin on üks väike vaip. Ei, no siin on ka, aga nagu ma ei pea kellegi mustuse sees astuma. Ja mul on ikkagi mikrofiiberlapid kaasas, nii et... romantilist. Oo. Ragnar. Dear Marie and Ragnar. Okei. Väga kihvt. Meie lend maandus õhtul kell 7 ja hotelli me jõudsime kuskil 8 paiku ning ega me tollel õhtul midagi erilist ei teinudki. Käisime lihtsalt toidupoes, ostsime näkse, teed mulle, et häält tagasi saada ja lihtsalt vedelesime, et võtsimegi rahulikult, et siis hommikul puhanud peaga kõht täis süüa ja linna peale uudistama minna. Meil on tuba ära koristatud. Nõud on ära pestud. Nüüd me lähme sööma. Minu lemmikosa. Kes mind vähegi teab, siis teab ka seda, et reisidel need hommikusöögid hotellis on minu üks lemmikosa. Ma ei tea miks, aga mul on see kiiks lihtsalt. Ja saan ka öelda, et Alfonsi hommikusöögid olid väga okeid, ei midagi superägedat või erilist, aga kõhu sai ilusti täis, igal hommikul ka midagi muutus menüüs ja meile täitsa meeldis. Üldse jäin ma väga rahule selle valikuga, et me valisime Alfonsi hotelli, sest personali väga tore, väga sõbralik, abivalmid kohe, kui midagi oli meil vaja ja tuba oli mega super, me ei pidanud saama sellist tuba, aga meid upgrade'iti ja väga mõnus kööginurk oli meil, saime ühesõnaga kõike seal toas ka ise valmistada, kui oleks soovinud, aga meie eesmärk siiski on ringi liikuda ja näha ja proovida maitseid siis selles riigis, kus me oleme. Ja kuna mu Ragnar on ka hull jalutaja ja tema eesmärk on alati võimalikult palju näha, siis need sammud tulid igapäevaselt väga hästi täis ja me otsustasime esimesel 2 päeval siis seal olles, et me võtame selle hop-on, hop-off bussi ja kruiisi variandi, et näha lihtsalt linna rohkem ja võtta nagu siis maksimum. Et kui te olete ka kuskile minema sellisesse linna, kus on see variant, siis ma kindlasti soovitan, et me käisime ka Amsterdamis, võtsime selle kruiisi variandi ja tõesti, sa näed palju rohkem, sa pead ka kõndima selle võrra vähem, aga sul on võimalik siis peale hüpata, maha hüpata ja näha ja ka kuulda kõrvaklappides siis juttu linna kohta, mida nad juurde räägivad. I'll do anything as long as I can be here with you, everything's alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. No musi. Kuidas reis oli? Väga hästi. Jäid rahule? Jaa, mõnus hästi tore bussijuht oli. Jah, tundus ka sama. Väga sõbralik. Lähme siis randuma. Nagu te näete selles klipis ja ka edaspidistes klippides, siis linn oli rahvast täis. See oli siis reedene päev, aga ka teistel päevadel, nii hommikutel kui õhtutel olid inimesed väljas, nautisid seda melu ja neid
mida siis Prahal oli pakkuda ja seda tegime ka meie. Me teeme reisidel siis sellist asja, et kuigi me pole väga palju koos reisinud, aga me teeme sellist asja, et me võtame kodus olles siis varem Google Mapsi lahti, paneme sinna kirja kõik kohad, restoranid, mida me tahame külastada ja reisil olles siis me saame igapäevaselt hakata plaani pidama, et kuhu me lähme, mida me teeme ja selline varajasem plaanimine on minu arvates väga äge ja mida Ragnar nüüd tegi teistmoodi enne reisi oli see, et me hakkasime YouTube'ist vaatama reisivloogereid, et saada täpsemalt aimu, mis seal Prahas on, kuhu võiks minna, mida võiks teha ja ütlen, et see oli väga kasulik, et kui te kuskil olete minemas, vaadake YouTube'ist ka kindlasti, kes mida soovitab, et endal oleks juba siis kohale jõudes põnevam. Üks suur vaatamisväärsus ja turismi koht seal Prahas on Charles Bridge ehk üks jalakäijate sild, mis sai sellel reisil meie jaoks hoopis teise tähenduse, sest viimasel õhtul, kui me seal Prahas olime, tegi Ragnar seal sillal mulle abielu ettepaneku, mis oli üliarmas ja hetk, mida ma ei jäädvustanud videopildis, küll aga pildina, et mingid asjad on need, mis peavad jääma iseenda mõtetesse, mälestustesse ja kõik ei peagi filmima alati, aga see sild oli päevasel ajal väga ilus, õhtusel ajal väga ilus ja nüüd meile hoopis teise tähendusega. Ja see, et üks jalg peab olema selle nupu peal siin. Nii, ja siis? Need näpud peavad siin olema. Nii, ja siis? Ja siis teine käsi siin. Ja siis? Ja nüüd soovid. Soovi siis. No nii, sa ei soovi. Kus sa lugesid seda? Sest raamatust? Sellest teistkast. Tulen selle siia panema? Need või? Jah. See kõhu peale nagu. Lihtsalt ka või? Lihtsalt ka või? No. Ma ei ütle, mis sa soovid. Ma ei ütle. Aga ma usun, läheb täide. Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Ja kui kuskil ikkagi on midagi sellist, millest sa ei ole kunagi osa saanud, siis ju tuleb minna ja vaadata ja proovida. Ja niimoodi läksime ka meie robotibaari. Kohe näete, kuidas robot hakkab kokteile segama. Ja saan öelda, et kokteili hind seal kuskil 10 eurot. Leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what Ragnar alati tahab maitsta reisil olles just selle koha traditsioonilise toite ja üks koht oli siis lokal, mida me nägime eelnevatelt YouTuberite vlogidest, mida me kindlasti tahtsime külastada ja toit oli super, nii et minge vaadake ise ka sinna. I swear that I'll stay here with you. Igal täistunnil on vana linna keskväljakul kellade mäng ja käisime ka seda siis vaatamas. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other. Sellises restoranis pole enne käinud, kus rong toob nii joogi kui ka söögilauda, nii et järjekordne selline äge kogemus, väga hea teenindus ja toit oli ka väga hea. Giving you my love, giving you my love, love, love.
hommikust, mul ei ole väga endiselt häält, aga mõtlesin, ma natuke teen ka mõne rääkiva klipi, et nüüd on juba laupäeva hommik. Me käisime just söömas ära, tänane hommikusöök ei olnud nii hea kui eile hommikul, aga kõhud on täis ja ma lähen pesus ära ja siis me saame uuesti minna trippima. Aga eilne päev oli väga valus jalgadele. Mu jalad valutavad, Ragnar on see, kes tahab alati ringi trippida. Ja me tegime üle 20 000 sammu, mis ei ole tegelikult üldse palju, aga ma arvan, et jalg ei ole harjunud selle saapaga nii-öelda kõndima nii pikka maad. Aga jah, et natukene on kurgul hell olla ja proovin mitte nii väga õues rääkida, et valusam ei oleks. Aga nagu te nägite, siis eile me käisime mitmes kohas. Me trippisime tõesti väga palju ringi, me sõitsime selle hop-on, hop-off bussiga, mida ma kindlasti soovitan, kui te kuskile linna lähete ja seal on see võimalus. Ja sealt näete palju rohkem ja kiiremini saate punktist A punkti B. Siis me käisime robotibaaris, lasime robotitel kokteile segada, see oli ka siuke vaatamisväärsus nii-öelda. Siis me seal kõrval oli ka icebaar, aga sinna me ei läinud, ma ei tea, kas me sinna läheme. Ja siis me käisime rongi restoranis, kus rong siis tõi toidu, te nägite ka. Aga muidu jah, kõndisime ringi ja vaatasime Praha linna. Nii et ma ütlen, käin pesemas ära ja vaatame, mis meil tänane päev toob. Me lähme River Cruise'ile ehk siis jõe peale ka paadiga sõitma. Aga õhtul on meil ooper, nii et te kõik näete nii palju, kui ma saan, nii palju ma filmin. Et kaamera on igal pool olemas ja võtan teda välja. Aga jätkame siis tänast päeva. Kas hakkame liikuma? Kohe võtame, pesen sukavüksid ära. Kas need on minu sukavüksid? Ei, need on minu sukavüksid. Mul ei ole õhtul muidu ooperist midagi jalga panna. Mõtlesin, ma ostan sulle uued sukavüksid. Ei ole tarvis. Sina ostad. Hoiame raha kokku, ma võtsin pesuvahendid kaasa. Seda täitsa hästi välja Kas sa minu sokid ka pesed ära? Pesen, tosija. Sul tuleb see filmine väga hästi välja käis. Teisel päeval meil väga vedas ilmaga, päike paistis ja see oli lihtsalt ideaalne selleks laevakruiisiks ja no üldse matkamiseks seal linna peal, sest no nagu ma ei väsi kordamast, Ragnarile meeldib jalutada ja andsime jalgadele valu ning hakkasime uuesti päevaga pihta. When you took my hand, said let's leave now. Hello, Mary. Mary olen, vaata, 2 R-iga. Mary. Elu esimene Starbucks. Me oleme ka need reisijad, kes laenutavad raamatukogust neid väikseid reisiraamatuid kaasa, sest minu meelest on väga kihvt sealt natukene rohkem infot saada. Nii et vana raamatukogu hoidjana mina alati siis enne reisi lähen ja vaatan, mis raamatukogust pakutakse ja võtan nad alati reisile kaasa. Talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna love out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. Love a little louder. Love a little louder. We went to a small bar with neon lights. Talked about everything that was on our sõitsime bussiga 3. peatusesse, kust siis saab kruiisi peale ja nautisimegi tunni ajas sõitu Vltava jõel. Väga ilus kaader on. Liinud su taga lendavad. Tornis on kindlasti väga ilus vaade.
jaa. Käime ruttu, jookseme üles alla. Seal ei ole kallis lifti ka. Ragnar tahtis nii sellel päeval kui eelneval päeval sinna torni minna ja tal oli ka siis plaan, mida ta seal tahtis korda saata ja see plaan ei õnnestunud ei seal, ei ka ooperis, kus tal oli ka plaan, aga meie käisime ooperis ära, üliäge, nii palju inimesi, kes siis peavad tegema tööd selleks, et selline äge etendus läbi viia ja Ragnari esimene kogemus siis ooperit vaadata, mina olen seda enne ka teinud, aga mõnus siuke kultuurne hetk. Pärast ooperit me läksime veel ka ühte kohta, ühte pubisse istuma ja siis lihtsalt jalutasime hotellituppa tagasi, et ega me midagi erilist rohkemat sellel õhtul ei teinudki ja pühapäevasel päeval pärast hommikusööki võtsime kätte ja jalutasime siis väga pika maa, 45 minutit jalutasime lossi, me lossi sisse ei läinud, aga me nägime vahtkonna vahetust ja seda arhitektuuri, et ka selline kogemus, mis ikkagi jääb meelde. Lossist tagasiteel olime seal roboti ja jääpaari läheduses ja need on siis kõrvuti ja me otsustasime, et me ikkagi lähme vaatame ka sinna jääpaari, et kunagi pole käinud ja nüüd käisime ära. Väga kihvt, ühe inimese kohta on pilet 12 eurot päevasel ajal ja selle hinna sees on siis ka üks jook. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Võtsime ka osa ühest etendusega õhtusöögist, mida me ei olnud kunagi teinud ja ühe inimese kohta maksis pilet 79 eurot. Viimase päeva hommikul sõime hommikusöögi hotellis ära, tegime check-out'i ja läksime terveks päevaks Praha loomaaeda. Seal lähebki tõesti terve päev ära, sest et käia on meeletult palju, loomi on ka meeletult palju erinevaid, et kellel on plaan minna, siis tõesti varuge lihtsalt üks terve päev. See on avatud hommikul kella 9 kella 4 õhtul ja hinnad jäävad 10–15 euro kanti. Nii et mina kindlasti soovitan sinna minna, sest et seal on päris huvitav. We went to a small bar with neon lights. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. Niimoodi 4 päevaga saigi see Praha vaadatud, küll aga meil oleks seal veel vaadata väga palju olnud, mõndadesse kohtadesse me ei jõudnudki. Saan kokkuvõtteks öelda, et hinnad on väga okeid, toidud on väga head, teenindus on väga hea, nii et kindlasti soovitan minna, minge külastage Prahat ja tundke lihtsalt rõõmu sellest, et te saate mingist teisest kultuurist osa.